Tere tulemast kuulama Raplamaa sõnumite podcasti. Täna on 20. mai. Koolides hakkavad juba või tegelikult juba käivad vastuvõtud, nii kutsekoolides, gümnaasiumites ilmselt ka. Meil täna siin Raplamaa sõnumite toimetusse on tulnud tulevase Raplamaa rakendusliku kolledži töötajad. No võib-olla kõik ei tea, mis kooliga tegemist on, ehk siis meil on siin Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli inimesed. Tere Ülle Äremo. Tere. Ja tere Sandra Sipelgas. Tere. Ja meil on siin Kehtna Kutsehariduskeskuse inimesed Kaidi Kaufeld, tere. Tere. Ja mina Mari-Liis Vest ka, minu poolt ka tere uuesti. No palju teemat on olnud ju selle Raplamaa rakendusliku kolledži ümber ja mõtlesime, et tuleme siia ühise laua taha ja räägime sotid selgeks, anname inimestele infot, kuidas, mis toimuma hakkab. No kõigepealt kooli nimi muutub. Uueks nimeks saab siis Raplamaa rakenduslik kolledž ja see ühendab 2 kooli. Kas midagi veel muutub Vigala poole pealt? Ma mõtlen just, et mis puudutab, ma ei tea, majasid, õppetööd, jätkate ikka omal kohal ju? Jaa, esimesed 2 aastat kindlasti midagi ka majade plaanis muutuda ei tohiks. Jätkame samal viisil. Suurem muutus siis ootab ees lihtsalt õpetatavates valdkondades. Et autoosakond jätkab siis vanal viisil ja suurem muutus siis ootab meie puidu erialasid, et nendele siis uut vastuvõttu ei toimu. No ma saan aru, et põhiline küsimus ongi olnud, kui siin see ka karjääripäev ja töökarjääripäev oli, et siis et Vigalat ei pandagi kinni. Ei panda? Ei panda, et selles osas nagu muret tegelikult ei ole, et tahakski selle pinge ka nagu inimestelt maha võtta, et kool on avatud ja vastuvõtt on avatud ja ootame uusi tulijaid. No ja Kehtna Kutsehariduskeskuse poole peal, Kaidi, ega meie majad jäävad ka alles? Majad jäävad alles ja enamus erialasid jääb ka ikkagi alles, et võib-olla nii väike täpsustus on, et ehitusvaldkonnast pärast põhikooli me sel aastal vastuvõttu ei ava, aga muud asjad kõik toimivad. No lihtsalt 2 kooliperest saab 1, hakkame koos ühist asja ajama ja tegelikult õpilased on oodatud mõlemasse kooli, nii Kehtnasse kui Vana-Vigalasse, et vastuvõtt on meil juba ju ühine. Kuidas see täpselt meil toimib? Jah, vastuvõttu teeme siis praegu tegelikult Kehtna Kutsehariduskeskuse nime all siis SAIS-keskkonnas, et seal siis tuleb tähelepanu panna selle peale, et millisesse õppekohta on soov kandideerida ja siis sealt juba kõik see järgnev info nii-öelda tuleb. Selles mõttes, et peaks ju asi praegu toimima, et kui sa SAIS-keskkonda sisse lähed ja sa otsid Vana-Vigala kooli, siis tegelikult ta suunab sind õigesse kohta, et kus sa saadki siis Kehtna Kutsehariduskeskuse alla küll, aga sa saad seal siis oma dokumendid esitada ikkagi Vana-Vigala õppekohta. Ja kui see tundub esialgu nagu keeruline, et siis ka soovitan külastada Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli kodulehekülge, et seal vastuvõtu all oleme siis tegelikult ka kõikide erialade juurde linkinud kohe otselingid SAIS-i õige konkursi alla, et kui ei taha seal SAIS-is väga palju surfata, et siis on võimalus minna otse kodulehelt ja leida vastava eriala juurest kohe õige kandideerimislink. Ühesõnaga, me oleme püüdnud selle vastuvõttu, kuigi see võib tekitada segadust, et mismoodi, kuidas ja kuhu, et me oleme püüdnud seda teha nii palju mugavaks, kui me oleme osanud, ja loodame, et kõik leiavad oma õiged nii-öelda erialad, kuhu nad tahavad sügisest õppima asuda. No ma pidin just ütlema, et kui ikka tõesti mitte midagi aru ei saa, siis ikkagi koolide uksed on ju avatud ja inimesed võtavad vastu ja abistavad, et Kehtnas on näiteks täiesti eraldi inimene, kes tegelebki vastuvõtuga ja tema poole saab alati pöörduda, talle helistada, kirjutada, koha peale tulla, et muidugi mitte öösel, aga mõistlikul tööpäeva ajal, et saab ju abi küsida. Absoluutselt. Ja meie puhul ka. Ja. No üks asi, mis veel vastuvõttu puudutab, on kindlasti see, et koolides toimuvad õpilaste, tulevaste siis õpilastega vestlused. Need on ju mõlemas koolis samamoodi, et toimuvad. Jaa, siin kohal oleks paslik ära öelda ka, et meil siis ootame vestlusele siis uusi õppijaid 20. juunil. Kutsekeskharidusõpe
Teine ja kolmas tase on siis oodatud vastuvõtu komisjoni päevale 20. juunil kella 10-st kella 4-ni. Ootame siis kõiki uusi tulijaid ja siinkohal tahaks siis lisamärkusena ka öelda, et kui juhtub, et SAIS-is ei õnnestu see avalduse esitamine, et siis 20. juunil on võimalik see avaldus teha ka vastuvõtutöötajaga koolis koha peal, et kooli kindlasti ei peaks tulemata jääma. No jah, ma arvan, et paslik ongi siin öelda, et koolide kodulehel praegu jookseb see info kogu aeg jooksvalt, et kus toimub mis vestlus, mis päevadel on järelvastuvõtt, mis päevadel on järelvestlused, et tasub kindlasti vaadata kodulehte, kui muud moodi see info nagu kuidagi kohale ei jõua. Aga mõtlesin korra äkki vaataks nendele erialadele ka peale ikkagi, kuhu me siis vastu võtame. No Kehtnas me jätkame siis kõikides valdkondades välja arvatud siis, nagu Kaidi juba mainis, et ehitusvaldkonnas me põhikooli järgseid õppurid enam vastu ei võta, küll aga võtame ehitusvaldkonda vastu täiskasvanuid. Endiselt on meil IT-valdkond, kus on siis IT-erialad, sinna võtame nii noori kui täiskasvanuid vastu, sama toitlustusvaldkonnas ja sama ka tehnikavaldkonnas. Ja Kehtnas on meil ju ka tegelikult üldhariduse õpe, mis siis tähendab seda, et need, kellel on jäänud keskkool ühel või teisel põhjusel pooleli, saavad tulla siis keskkooli haridust omandama meie üldhariduse valdkonnas. Ehk siis maakeeli täiskasvanute gümnaasium oli ta kunagi. Et see on ka meie koolis võimalus. Kuidas Vigalas? Vigalas on niimoodi, et autovaldkond jääb täies mahus. Autovaldkond jääb täies mahus pärast põhikooli täiskasvanud 5. tase ja 3. tase. Siis ehitus- ja puidu erialad, nagu Ülla juba ütles, need kaovad täiesti ära. Käsitöö erialadest jääb sepp ja toitlustus- ja koduteeninduse erialast jääb meil erivajadusliku. Ja toevajadusega õppijale siis pakume erialasid nagu abikokk, köögiabiline ja puhastusteenindaja abiline ja kutsevaliku õppe. No päris kirev nimekiri tegelikult, nii et ma arvan, et kes vähegi õppida tahab, siis midagi omale leiab. No õppetöö korraldusest võib-olla korra rääkida ka, et tegelikult ju õppetöö jätkub omades majades. Siin on vahepeal olnud võib-olla korra juttu, et võib-olla, ma ei tea, Kehtna õpilased tulevad äkki mõnda moodulit tegema Vana-Vigalasse või vastupidi, et kas on selle kohta rohkem infot või ei ole? Praegu ei ole, aga kindlasti ma arvan, et see on selline väga tore võimalus. Kui sellist asja saaks teha, siis 2 käega poolt, et minu arvates väga äge, et me saame nüüd niimoodi 2 õppekohal siis maju ja neid ressursse jagada, et ma arvan, et sellest võidavad õpilased. No ühes asjas me oleme vist juba tegelikult kokku leppinud, et meil on traditsiooniks Kehtnas olnud, et septembri alguses esmakursuslastele toimub kohanemislaager. Ja see on 2-päevane siis väljasõit ööbimisega, kus põhirõhk on just meeskonna tegevustel, et leiaks sõpru ja nii-öelda kambajõmme või kaaslasi endale koolist. Ja sel aastal on ka juba Vana-Vigala kooli esmakursuslased oodatud kenasti meiega kampa lööma, nii et Vana-Vigala omad tulevad Raplamaale septembri alguses kindlasti. Mitte Raplamaale, me olemegi Raplamaal, eks ole. Aga sinna meie Tarsitalu üritusele, mis on traditsiooniline, et selles mõttes on muidugi tore, et ei ole sellist sinu ja minu, vaid on ikkagi meie, et selles mõttes oleme ja väga armas, eks ole. Ma tahtsin korra tulla vastuvõtu juurde tagasi, issa mul läks nüüd meelest ära, mis ma tahtsin rääkida selle kohta. Ma tahtsin rääkida seda, et põhikooli inimesed, noored, kes ei ole veel lõpetanud, ei pea ju muretsema selle pärast, et neil ei ole veel lõputunnistus käes. Nad ikkagi saavad selle avalduse ju SAIS-is juba ära teha. Jaa, absoluutselt, sellepärast kindlasti muretseda ei tasu, et praegu juba kõik saavad SAIS-is neid avaldusi esitada. Seal ainukene nii-öelda SAIS-is siis tuleb väikene märge juurde, et hetkel lihtsalt need lõputulemused ei ole sinna veel jõudnud, aga kui see kool saab lõpetatud ja see lõputunnistus tuleb, et siis läbi infosüsteemide see info ka kõik ikkagi jõuab, nii et sellest nagu mingisugust probleemi ei ole, et hetkel praegu veel lõputunnistust käes ei ole. Aga ma saan aru, et sinna ikkagi tuleb mingisugune lõputunnistuse pilt panna juurde, kas sinna siis pannakse praegu lihtsalt midagi või oskad sa täpsemalt öelda?
ma arvan, et sinna selle avalduse saab ära esitada ka nii, et sa ei pane sinna, et sa ei lae sinna juurde praegu ei pilti ega ühtegi dokumenti. Sai siis ta lihtsalt siis liigub kooli sellise väikese märkega, et avaldus on ülevaatamisel ja siis vastuvõtutöötaja saab tegelikult siis ise sellele tähelepanu pöörata, et siis need vajalikud dokumendid, kas siis lasta õpilasel kooli kaasa võtta ja siis teha koolis kohapeal koopia ja ise vastuvõtutöötaja paneb need vajalikud dokumendid sinna juurde. Või siis on võimalik need siis ka sealt EHIS-est nii-öelda otse tuua. Et see on puhtalt selline tehniline, aga ma arvan, et see ei ole kindlasti probleem, et miks mitte praegu juba avaldust esitada. No väga hea, selles mõttes, et vastuvõtt käib mõlemas koolis, saab esitada avaldusi, saavad esitada avaldusi ju ka täiskasvanud täpselt samamoodi. On nii? Jaa, absoluutselt. Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli siis on täiskasvanutele pakkuda praegu 2 vastuvõtukomisjoni päeva, et üks juba eelnevalt nimetatud 20. juuni, aga täiskasvanud õppija siis saab vastuvõtukomisjoni tulla ka 18. juulil. Ma pidin just ütlema, et noored ju tegelikult saavad juba enne jaanipäeva teada esimesed, kes on avaldused ära esitanud, et kas nad on õppekoha saanud või mitte, on ju nii? Jaa, meil on juba selleks kuupäevaks välja öeldud avalikult, et see on 25. juuni. Et siis on juba kutse keskhariduse õppijal teada, et kas on vastu võetud või kus ta pingereas täpselt asub. No esimene vastuvõtuperiood ongi siis 15. juunini. Ma praegu täpselt ei mäleta, aga meil on see sama kuupäev pandud, on ju? Ei ole, meil on 20-ndani. Et meil on nagu paar päeva rohkem, kuna meil siis vastuvõtukomisjoni päev on paar päeva hilisem kui teil. Ühesõnaga täpsustuseks, et siis Vana-Vigalas toimub avalduste vastuvõtt SAIS-i kaudu kuni 20. juunini ja Kehtnas kuni 15. juunini. Just, ja see on esimene sats nii-öelda. Et siis tehakse vestlused ja siis pärast seda avaneb jälle uus konkurss ja saab uuesti avaldusi esitada, kui on kohti. Just, tahtsin täpsustada, juhul kui on vabu kohti. Just, aga tuleme siis nende täiskasvanute juurde ka, kes on ikkagi kutsehariduses väga oluline osa õppetööst, ikkagi neid täiskasvanud ju tegelikult aina rohkem tuleb kutsekoolidesse õppima. Aga kutseharidusreformiga siis on muutunud täiskasvanute jaoks väga palju. Ja see on ka midagi, mida on hästi palju küsitud, kuidas olema hakkab. No kust me siis alustame? Alustame sellest, et seni oli täiskasvanutele kutseharidus täiesti tasuta. Ükskõik, mis erialale sa tulid, ükskõik, mis haridus sul enne oli, sa võisid tulla õppima mida iganes. Nüüd oleneb sinu tasuta õppimise koht sellest, milline on sinu eelnev haridustee. On mul õigus? No peaaegu, et pigem siis sellest, et kui palju sul on vahet eelmise õppeasutuse lõpetamisest või eelmise taseme lõpetamisest, et tasuta täiskasvanutele õppekoht kutsehariduses on see, kui ma tulen esimest korda näiteks 4. tasemele õppima mingit eriala. Ma olen tulnud pärast gümnaasiumi, vahepeal ei ole õppinud, ma võib-olla olen töötanud, aga tulen siis õppima eriala, et siis see esimene sats on nii-öelda tasuta. Aga kui ma olen juba lõpetanud näiteks sellesama mingi eriala 4. tasemel ja tahan minna uut eriala õppima, mis tegelikult siiamaani oli üsna populaarne, et ühe eriala lõpetasin, läksin võib-olla uut õppima. Et siis nüüd, kui sa tahad kohe minna otse õppima, siis sa pead maksma selle eest. Aga kui see vahe on, siis võib-olla 2 õppeperioodi vahe jääb siis lõpetamisest, oli see vist 5 aastat või? 5 aastat, jah. Kutsehariduses 5 aastat, jah. Et kui sa siis 6. aastal lähed õppima seda uut eriala, siis samal tasemel, 4. tasemel, siis sa saad jälle tasuta. Aga vahepeal peaksid sa maksma oma õpingute eest. Aga kui sa lähed järgmisele astmele, ehk lähed professionaalsemaks 5. tasemele oma algset eriala õppima, siis see on ka esialgu tasuta nii-öelda loogiline jätk. Et mida kõrgemale lähed, siis esimesel korral on see tasuta ja kui sa tahad siis jällegi tulla võib-olla madalamale astmele, et sa tahad jällegi alustada mingi uue erialaga nullist, siis
siis, ja see vahe on väiksem kui 5 aastat, siis selle eest pead tasuma. No ma toon ühe võib-olla piltliku näite ka siia, näiteks, et Kehtnas tuleb täiskasvanu õppima, ta ei ole 5 aastat midagi õppinud, tuleb õppima kokaks 4. tasemele. Ta lõpetab selle koka eriala ära ja meil on ka vanem kokk, mis on 5. tase. Ehk siis see kokaõping on talle tasuta ja kui ta läheb kõrgemale tasemele 5., see on ka talle tasuta. Aga kui ta tuleb õppima kokaks 4. tasemele ja järgmine või ülejärgmine aasta siis, kuna 2 aastat on õpe, tahab minna automehaanikuks, siis ta peab maksma, sest et ta on alles äsja lõpetanud 4. taseme. Just nii. Ja täiskasvanute hulgas oli meil tegelikult päris palju ka neid õppijaid, kellel on eelnevalt juba kõrgharidus olemas ja siis tulevad õppima. Vaat minu meelest seal oli samamoodi, et kui nad tulevad tagasi kas enne 5 või oli see juba siis 10. Ja kõrghariduse puhul on siis vahe peab olema 10 aastat. Et tasuta kõrghariduse omandanud peavad õpitut rakendama vähemalt 10 aastat enne, kui saavad alustada taseme või jätkuõpet kutsekoolis. Vot nii. Vot. Et sellised suured muutused. Meil on siin üks tark paber ka tegelikult, et kuna ikkagi tasuline ja tasuta, et mida see siis täpselt tähendab, et natukene võib-olla paneme numbritesse ka. Kehtna kutsehariduskeskuses on välja töötatud siis, kui palju ühes valdkonnas õppimine maksab, kui see peaks olema tasuline. No ma toon siit välja, et näiteks võtame siit näiteks infoturbespetsialist, see on siis IT-valdkond, on 3000 eurot. Õppeaasta. Just. Ja näiteks veoautojuht on 2010 eurot õppeaasta. Ehk siis see sõltub, no plaatija 1590 on siin üks kõige väiksemaid numbreid, ma vaatan. Et see ikkagi sõltub valdkonnast ja erialast, aga selline see suurusjärk siis on, millega peab arvestama, kui tahate tulla kutseharidusse õppima tasulisele kohale. On nii? ja kuidas ma aru saan, et kas ma siis olen nüüd tasuta või tasulisel kohal, et kui täiskasvanu siis sisestab oma avalduse andmed SAIS-i sisseastumissüsteemi, siis tegelikult seal peaks vist kohe tulema märge juurde, et sul on võimalik kandideerida tasuta kohale või siis SAIS arvestab juba neid eelnevaid lõpetamisi, et sul on võimalik asuda õppima tasulisele kohale. Ma küsin veel korra nii palju, et kas Vigalas ühiselamus saavad uued õppijad ka veel olla, kes tulevad nüüd uuel aastal? Jaa, ikka. Jaa, et meil on väga heade kaasaegsete tingimustega õpilaskodu. Meil on seal üle 300 voodikoha ja ma arvan, et ei ole ka sellel aastal uutel tulijatel mingisugust muret, et ei peaks saama õpilaskodu kohta. Et siiamaani oleme alati ilusti toime tulnud. No Kehtna Kutsehariduse Keskusel on ka õpilaskodu täiesti olemas ja ma võib-olla Vigala poole pealt võtaks veel selle pinge ka maha, et ikkagi need õpilased, kes täna õpivad, saavad ilusti lõpetatud kooli, ei ole sellega muret. Jaa, absoluutselt, et kes on ikkagi oma õpinguid alustanud, meil saavad oma õpingud rahuliku südamega meie koolis lõpetada. Et erinevus on lihtsalt see, et kõik, kes lõpetavad nüüd peale seda kevad, et nemad siis saavad juba lõputunnistuse Raplamaa rakendusliku kolledži nimega. Ühesõnaga, need, kes astusid möödunud aastal Vigalasse kooli, astusid Vigala kooli ja nüüd, kui nad lõpetavad, siis nad lõpetavad Raplamaa rakendusliku kolledži. Täpselt nii. Just. No väga põnev, eks tegelikult ju tuleb meil ka nentida, et ega me päris kõike täpselt veel ei tea, kuidas olema hakkab, kõik on üsna värske, uus õppeaasta tuleb ja ilmselt hakkab siis kõik ilusti paika loksuma. Aga praegu ilmselt on kõige olulisem siis see, et Kehtna Kutsehariduskeskuses esimene tähtaeg avalduste esitamiseks on 15 juuni, Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis on selleks 20 juuni. Kas see oli ainult põhihariduse baasil lõpetajatele või oli see ka täiskasvanute puhul? See on põhikooli lõpetanutele on see 15 juuni. Et täiskasvanutele ma soovitan minna kodulehele ja vaadata see eriala, mis teid huvitab, siis seal juures on kirjas, et mis tähtpäevaks tuleb esitada avaldus. Ja Vigala puhul ootame siis 20. juunil kõiki nii täiskasvanuid kui ka siis põhikooli lõpetajaid. Lihtsalt siis selle erinevusega, et täiskasvanutel on see valikuvariant, et kui 20. ei ole võimalik tulla, siis neil on ka veel võimalus vastuvõtukomisjonil osaleda 18. juulil. No võtame kokku, et kõige tähtsam oleks leida üles meie kodulehed, sellepärast, et seal on ikkagi info olemas Kehtna puhul siis www.kehtna.edu.ee ja Vigala. Ja Vigala on siis vigalattk.ee. No aitäh teile kõigile, et te siia Raplamaa Sõnumite toimetusse tulite. Ma loodan, et sai natukene pilt selgemaks.
no kui ei saanud, siis pole ka hullu ja nagu me juba mainisime, siis koolis on töötajad olemas, kes lahkesti kõik vastu võtavad ja teie küsimustele vastavad, et igal juhul kirjutage, helistage, tulge läbi, sellepärast et uksed on teile avatud ja me väga ootame uusi õpilasi oma koolidesse. jah, absoluutselt. Olete te kõik teretulnud.